head kuulajad ja vaatajad, mul on nii hea meel, et olete jälle lapsevanema kooli lainel. Mina olen Birgit, ma olen väikese päikese kommunikatsioonispetsialist ja sellesama podcastiga saatejuht juba tegelikult nüüd jookseb 3. hooaeg. Nii et mul on nii hea meel teid jälle siin tervitada, kes on minuga juba tutvunud, aga ka kes täna alles esimest korda kuulavad lapsevanema kooli või ka vaatavad, siis mul on nii hea meel, et sa siin oled ja loodan, et oled meiega ka veel mitmetel muudel osadel ja teemadel. Aga natukene lühidalt ka ikkagist uue hooaja puhul lapsevanema koolist, et igas osas siis keskendume 1 või 2 või 3 lapse arengut toetavale teemale ja selle käigus proovime toetada sind, just sind, hea lapsevanem või tulevane lapsevanem, vanavanem või hoopiski lihtsalt inimene, keda lihtsalt kõnetab just see teema, millest me täna või homme või ülehomme hakkame rääkima. Ja igas hooajas siis proovime pakkuda võimalikult laia ampluaa teemasid, et igaüks teist leiaks midagi, mis just teie närvi tol hetkel kõditab. Olgu see kas beebiuni, erivajadused, lapsevanemate lahkuminek, toitumine, liikumisharjumused, äkki laps hammustab ja sellega on probleeme, you name it põhimõtteliselt. Ja neid teemasid oleme kutsunud avama inimesed, kas need on siis emme-tissid, kes lihtsalt jagavad oma päris kogemust päris elust või siis muidugi ka kõik erinevad eriala spetsialistid ja just praegu ühiskonnas väga põletavad näiteks kõneisikud. Nii et meiega on alati siin väga põnev ja kuna nüüd on sügis ja hetkel on juba loodetavasti teie kooliutsid ja lasteaia ja hoiu pisikesed on harjunud ära uue rutiiniga ja on saanud sellest suverütmist välja ja olete valmis saama mõne infokillu juurde. Et tänases osas me siis vaatame otsa meie täielikule olevikule, mis võib-olla mõni aasta tagasi oli nagu selline utoopiline tulevik ja selline ulmefilm, millest võib-olla ainult jutte ja pilte olete näinud, aga praegu see ei ole enam üldse mitte enam nii suur elevant ruumis. Muidugi räägime AI-st ehk tehisintellektist. Me muidugi ei hakka sellest nii laialt ja filosoofiliselt rääkima, vaid me räägime väga spetsiifiliselt selle rollist alusharidusest ja koolieelse hea lastega seonduvalt. Ja räägime, millal ja kuidas siis just AI tutvustada lastele, mis on seos kriitilisel mõtlemisel ja AI-l. Räägime, kuidas põimida neid erinevatesse tegevustesse, olgu see siis rühmaruumis või kodus ja räägime ka sellest, kuidas õpetaja saab oma igapäevategevustes kasu AI-st ja võib-olla saab ka 1 tunnikese juurde, et lastega rohkem süvitsi mõne teemadega minna ja olla päriselt kohal. Ja muidugi me ei saa üle ega ümber ka hirmudest ja ohtudest, mis võivad olla teil head lapsevanemad või hoopis õpetajad. Ja teemat oleme kutsunud avama täieliku praktiku, kes on AI-d rakendanud juba päriselt ka rühmaruumis, haridustehnoloogi, Tartu kannikese õpetaja, Tartu lasteaia kannikese õpetaja ja Intsplay robomentori Kertu Abrase. Nii et ma lasen teid kuulama osa, mis tegelikult sai salvestatud juba suvel, aga muidugi suvi tuli peale ja see jäi meile ilusti sahtlisse. Aga nüüd me oleme väga valmis seda laskma teil kuulata, nii et annan sõna oleviku Birgit, annab sõna mineviku Birgitile, nii et näeme juba järgmistes osades. Tšau! Räägi, mis on olnud, kas sul on meeles, mis on sinu esimene kokkupuude üldse AI-ga, et kuidas sa üldse sattusid sellele entusiasmi maailma? Ja ma mäletan tegelikult seda väga hästi, et see oli 2020 COVID-i aeg, kui me kolleegiga tulime selle mõtte peale, et hakata tegema oma õpetajatele, kaaskolleegidele nii-öelda digiblogi ja tutvustama siis iga päev ühte kas robootikaseadet või mingit mängu või keskkonda ja lõpupoole, ja me tegime seda iga päev siis ja paraku see COVID-i periood alguses venis väga pikale.
ja lõpupoole me järjest hakkasime siis otsima neid, et mida siis veel ja kuidas veel ja üks hetk ma mäletan, ma jõudsin ühe AR või AI mängu peale, mis mulle tundus, ma ei saanud sellel hetkel üldse aru, et see on tegelikult mingi tehisintellektiga kooskõlas asi, aga nüüd, kui ma hiljem järele mõtlen, siis see oli minu esimene kokkupuude. See oli mingi tavaline mäng tegelikult, kus ma sain siis ise luua autole mingeid ma ei tea, radu ja teid ja värke ja ühesõnaga tutvusin sellega, et seda tutvustada siis teistele ja nüüd, kui ma hiljem järele mõtlen, siis see oli reaalselt siis nii-öelda minu esimene põgus kokkupuude tehisintellektiga. Nüüd muidugi selles mõttes, et need on jäänud natuke kõrvale, kasutan teisi rakendusi, teisi keskkondi, aga jah, ütleme, et 2020 see COVID oli see, mis lükkas mind sinna suunda ja nüüd siis viimased paar aastat tänu oma toredatele, ägedatele lastele olen ma saanud seda valdkonda rohkem nagu uurida. Ma ennast suureks teadlaseks selles vallas ei pea küll, aga ma arvan, et ma olen üsna palju praktiseerinud neid kõige populaarsemaid keskkondi ja võimalusi, mis meil siin nüüd viimasel ajal on üles kerkinud. Ehk siis sa ütleksid, et sa tegelikult kasutad AI-d igapäevatöös? Ja, ma täna võin öelda küll, et eks me jõuame selle vanuse juurde ka, aga seda soodustab kindlasti ka see, et mul on praegu koolieelikute rühm 6-7-aastased lapsed ja ma leian, et see on nagu minu jaoks nii suur abi, aga samas laste jaoks nii suur võimalus, et juba praegu kokku puutuda selliste võimalustega. Aga mis on sinu tunnetus, et mis on need nagu, kuidas AI on mõjutanud alusharidust just viimastel aastatel? Ja tegelikult see on ju ikkagi pigem siuke uus maastik, et ma arvan, et aasta aega tagasi oleks seda küsinud, siis ma oleks öelnud, et tegelikult ei ole midagi mõjutanud. Me poleks isegi sellest rääkinud kindlasti. Me poleks sellest isegi rääkinud, aga nüüd, kui ma käin kas või sotsiaalmeedias ringi kõige populaarsemad lasteaednike lehed, robootika lasteaias ja nii edasi, või lasteaednike liit või mis iganes, et seal õpetajad järjest postitavad lugusid, kuidas nad ChatGPT-ga lasevad luua mingeid jutukesi või plingiga pilte teha, et tegelikult ütleme, kõige nii-öelda lihtsamad asjad on nii-öelda tulnud meie maastikule, mille peale me ei osanud aasta tagasi unistadagi. Ehk siis tahes-tahtmata need asjad tulevad ja ma arvan, et suur mõju on sellel, et me nii-öelda ühiskondlikult ka räägime sellel teemal hästi palju, et me teame, et koolidesse hakkab seda tulema ja nii edasi, et alusharistuse mõttes ma ütlen, et on ilmselt veel käputäis neid õpetajaid, kes julgevad seda maastikku uurida ja nii-öelda seda tehisintellekti võimalusi kasutada, aga ma arvan, et me oleme siukeses lumepalli sees, et see ketrab ja üks hetk õpetajad ja ka kõik teised saavad aru, et tegelikult kui seda kasutada mõistlikult ja otstarbekalt, siis tegelikult see annab meile nii palju nagu lisatuge ja lisaabi ja võimalusi. Et no korra juba rääkisime sellest, et peaks tegelikult sellest vanusest rääkima just laste mõttes, et millal ja kuidas üldse võiks seda põnevat tehisaru lapsele selgitada, mis läbi näiteks sina oled seda teinud? Otseselt selgitamiseni tegelikult mina olen ka jõudnud nüüd alles, eks ju, kui nad on 6-7, aga ma olen katsetanud nendega muidugi ka varem ja põhiliselt nii nagu ka teiste nii-öelda õppevahenditega, digivahenditega olen mina seda meelt, et me tutvume nende vahenditega koos, et näiteks ka tavaline robootikaseade, et ma ju ei eelda lapselt, et ta oskaks kohe seda kasutada, aga tegelikult on A ja O sellest, kui ma näitan talle seda. Vaata, ta näeb selline välja, tal on võib-olla sellised omadused, et me koos teeme seda. Aga kui me tehisintellektist räägime, siis tihtilugu me ikkagi viime ta võrdlusesse, et me kasutame seda kas nutiseadmes või arvutis, siis mina oma peas olen mõtestanud ka kõik need teised digivahendid, et 4. eluaasta on kõige varem selle jaoks, et laps hakkaks üldse seoseid looma ja saaks aru, et mis seal ekraanil toimub ja nii edasi, et muidugi võib ka varem, eks ju, kui ma teen koos lapsega, aga ilmselt see õppe nii-öelda eesmärk 3-4 või varasematel ei ole nagu see, mis peaks olema ja ega seda ekraani liiga varakult lastele ei tasuks anda, et pigem jah, alates 4. eluaastast hakkame tutvuma ja siis me jõuame 6-7-aastastega sinna, et mis see tehisintellekt on, et kes see tegelikult meile selle, ma ei tea, ChatGPT selle teksti valmis teeb või kuidas see pilt ikkagi valmis saab, et jah, et laste ja maastikul me tutvume sellega, aga nii edasi, kui meil on juba aluspõhi olemas, siis on kooliõpetajatel ka tulevikus, ma tahaks loota oluliselt kergem. Kuidas sa või millega sa oled võrrelnud näiteks, et mis AI üldse on, et nagu kuidas seda just laste keeli neile arusaadavaks teha, et justkui keegi seal nagu räägib nendega seal, aga nagu mis see on? Ja ma olen tegelikult ikkagi öelnud, et see on tavaline siukene
võimalus, kus ma saan või abimees, kus ma saan, millega ma saan luua nii-öelda loomingut või kes saab aidata mul luua pilte või saab aidata mul luua teksti. Et kindlasti ma mainin neile selle ära, et kui ma küsin sealt arvuti käest midagi, siis see, mis ta mulle vastab, võib olla see, mis tema arvab, see ei pruugi olla õige. Et kui me tahame mingit fakte saada, siis on selleks teised keskkonnad, teised võimalused, raamatud, mingid teadusallikad, nii edasi, et see ei ole selleks. Aga et kui me tahame luua nii-öelda fantaasia jutukesi või nii-öelda ise luua midagi ja selleks kasutada kellegi abi, et siis see on niisugune nii-öelda abimees mulle minu fantaasia toetamisel nii-öelda. Aga ma saan aru, et 6-7 aastat te päriselt siis koos vaatate juba sinna sisse? Või siis 4, ja kuidas siis see 4 aastatel, et räägite lihtsalt nagu kontseptsioonist või nagu räägi sellest natuke täpsemalt? Jaa, no näiteks 4-aastastega ongi niimoodi, et ma ütlen, et meil on võimalus luua siia pilti, et öelge mulle, mis naljaka näiteks üks aasta oligi, lapsed olidki 4-5 aastased, kui me hakkasime looma nii-öelda 1. aprillil siuksei naljapilte ja ma palusingi lastele, et kuulge, et öelge mingeid naljakaid asju, mida me võiks kokku pildile panna ja lapsed siis ütlesid mulle, mina õpetajana sellel hetkel sisestasin selle arvutisse ja siis me võrdlesime neid pilte, et mis seal on, et nemad olid hästi tihedas koostöös minuga selles mõttes, et see on täiesti võimalik. Samamoodi ka nende fantaasia jutukestega, et kui ma küsin, et kuuled, et ma ei tea, meil on see projekt oli näiteks, ma ei tea, putukate projekt, et mis sulle selle projekti juures kõige rohkem meelde jäi, sisestan need sinna ChatGPTisse sisse ja ütlen talle hiljem, et koosta selle põhjal nagu mingi kokkuvõtlik tekst ja siis on mul tegelikult projekti kokkuvõttes olemas tekstikene, eks ju, et lapsed on öelnud, mis neile meeldib, aga samas keegi on pannud mulle selle natukene ilusamas formaadis võib-olla, et muidugi ma võiks ise ka teha ja peakski teda ka aeg-ajalt ise tegema, aga see on üks võimalus, kuidas rikastada või lõimida nii-öelda neid digipädevusi, digioskusi juba selles eas sinna sisse. Siis ma saan aru, et vaatategi näiteks 4-aastasega, et kas see pilt võiks olla päris asi või see ei ole päris asi, on ju, et see on nagu, kui sul seda näidet mul on ka ise väga palju kuulnud, et lihtsalt nagu aru saada, et nagu, kas see on päris palju või see ei ole näiteks päris palju, on ju. Ja tegelikult ka see näiteks, et kui ta loobki selle pildi ja ühe pildi peale ilmub sulle näiteks ma ei tea, 5 siga, mis on roosad ja 3 siga, mis on sinised, siis ma juba viskan sinna matemaatika sinna sisse, et kuuled, et kumepildi peal on neid rohkem sigu ja mõtle nüüd, et millised võiksid olla päris sead, mis häält nad teevad, et see on üks osa õppetegevusest, et ma saan seda lõimida siis nii-öelda teiste asjadega. Ja 6-7-aastastega? 6-7-aastastega on juba lihtsam, et neid digipädevusi üritan ma neile siis rohkem sinna sisse nii-öelda lõimida, ehk siis ongi laps ise sisestab, peab ise juba üritama trükkida sinna sisse, ta tutvub klaviatuuriga ja tema nii-öelda see, et kas siis võib-olla alguse poole ta kirjutab kas või oma eesnime sinna sisse ja mina siis nii-öelda jätkan seda, aga et siis nagu mida vanem on laps, seda vähem üritan mina nii-öelda neid mõjutada, et nemad nagu teevad, aga vajadusel siis abistan ja olen pidevalt olemas. Ma saan aru, et teil on ka ju projektõppega lasteaed, on ju, et rühm, et te ka siis saate ka lõimida projektidesse, on ju. Hästi palju ja seda... On näide näiteks? No tegelikult ma ütlen need samad, mis ma ütlesin, see projekti kokkuvõtvad need jutukesed või siis erinevad fantaasiajutud, et kui meil oli kosmose teema, siis ka lapsed ise sisestasid oma nimed sinna sisse, et läksid kosmosereisile ja siis vaatasime, et mis ChatGPT meile sinna pakkus ja tihtilugu ma teen niimoodi, et ma lasen ChatGPT luua nagu osa teksti ja lõppu siis jääb mingi küsimus, et kus ma lastelt küsin, et aga nüüd arutage omavahel, mõelge, mis edasi sai. Et see nii-öelda tehnoloogia osa on üks osa sellest, aga tegelikult alati ma üritan sinna ka teisi valdkondi ja teisi võimalusi sisse panna, et see nii-öelda minu päevategevus ei oleks üles ehitatud ainult tehnoloogiale. Et jah. See võib-olla on ka see mõte, et ei pea ainult olema nagu selle ühe asjaga seotud, et saab midagi muud ka sinna lisada. Aga kas lapsed nagu saavad aru, et see tegelikult ei ole nagu inimene? Saavad aru? Jaa, sest tegelikult väga varakult me ikkagi ütleme, et see on arvuti, me võime arvuti käest küsida, et ta annab meile mingeid asju, aga see ei ole inimene, et vähemalt minu kogemusel ma saan, ma ei ole näinud seda, et keegi mõtleb, et nüüd inimene temaga vestleks ja ausalt öelda need asjad, mida me seal teeme, on sellised nagu ei teki võimalus, et laps arvab, et seal on inimene, kes tal vastas. Muidugi ühiskonnas on nii palju läbi käinud, et ta räägib, võib sinuga lõpuks ju rääkida, või temaga isegi vestelda, on ju, et see tekib nagu tunne, et ta nagu sõbra ees sulle. Aga ma saan aru, et te nii palju ei räägi siis selle AI-ga. Ei, meie selles otses mõttes ei räägi, et me aitame, tema aitab meil luua erinevaid asju või nii-öelda anda ideid, aga jah, meie sõbrana teda ei võta.
hästi, aga kui nüüd mõni õpetaja näiteks kuulab ja mõtleb, et mina ei ole küll mõelnud sellele, et võiks üldse nagu põimida oma, ma ei tea, töösse ja õppetegevustesse, et mida sa ütleksid nendele õpetajatele, kes on veel kahtleval nagu seisukohal? No väga tihti õpetajad ütlevad ka tehnoloogia üldiselt on see, et ei, et mis mina, et need lapsed niikuinii kasutavad, aga tegelikult on see, et meie õpetajatena, kes me tegelikult ju peaksime digipädevad olema oma kutsest lähtuvalt, siis tegelikult te võite arvata, et lapsed kodus kasutavad neid asju ja teevad, aga tegelikult nad ei oska seda otstarbekalt kasutada ja kui mina õpetan talle juba 4-aastasena, et kuule, vaata kui äge, kui me laseme tal pilti luua ja siis selle põhjal jutustame, mitte et ta läheb koju ja istub omal selles Robloxi mängib ja mis iganes, eks ju, et me anname talle juba varajases eas just need rakendused, need keskkonnad, mis teda arendavad või kus ta suudab ise nii-öelda luua ja nii-öelda oma aju natukene ragistada, et see on üks asi, mille peale mõelda ja teiseks ka see, et kui te kardate, siis mina olen alati öelnud, et teil on oma rühmades alati kindlasti 1, 2, 3 last, kes on siuksed nutikad, julged, aktiivsed, et võtke proovige nendega alguses läbi, et tehke nende lastega, küsige näiteks seesama pildikeskkond, et vaadake, proovige, kuidas nemad toimivad ja kui sa ise ei julge seda, siis proovid lastega läbi ja siis lased juba nendel lastel teistele õpetada, et see on üks võimalus, et minul ka, ma ütlen, see tehisintellekt ei tulnud klõpsust niimoodi, aga kui ma nüüd seda kasutan, siis ma mõtlen, et issand, kui hea, et see mul olemas on, et ja just, kes teevad projektõppe mõttes ülihea sõber, et aitab sul nii-öelda natukene oma pead laiemale või lükata oma mõtted laiemale, et näiteks ka mingite kontrollivate töölehtede koostamine sealt, et sa ei pea neid töölehti tegema, aga sa saad sealt mingid ideed, millega mida lastega vestelda ja aga samas ka nagu oma igapäevatöös, näiteks dokumentatsioonis on ju. Ja väga palju tegelikult, võib-olla isegi rohkem kui võiks, sest et see on lihtsalt nii mugav, et ma pean endale ka vahest meelde tuletama, et seda on hea aeg-ajalt kasutada, aga et ma ei tohi ka oma nii-öelda mugavustsooni laskuda, et ma kõik need laseks AI-l teha ja koostada, aga tõesti näiteks mingid tekstikesed kodulehele aeg-ajalt ma lastelt palun samamoodi küsida, et kuule, et me käisime seal õppekäigul, et mis sulle kõige rohkem meeldis. Lapsed ütlevad mulle, siis ma palun koosta väikene jutukene ja siis kontrollin selle ise üle, vaatan, kuidas on ja siis näiteks koos pildiga saadan õppealajuhataja postitab lasteaia kodulehele, et ka üks viis dokumenteerida, et jah. Kuidas sa hindad, et kui palju see on nagu sul aega kokku hoidnud niimoodi, et sa saad mingeid muid ägedaid tegevusi teha? See on kahe otsaga asi, selles mõttes, et ma olen see tüüp, kes hästi tihti, kui kellelgi on mingi küsimus, küsib minu käest, ma ei tea, mingid putukate kohta, et ma ei tea, et ma viskan ChatGPT-sse sisse. Aga see on jälle see teema, et ta võib sulle ju kõike vastata, et sa pead ise ikkagi piisavalt kriitilise mõtlemisega olema, et saada aru, et kas see vastus tundub natukene loogiline või mitte. Et muidugi ChatGPT-ga on see alati ka hea, et mida ma ütlen, et kui ma mingit teemat näiteks tean või näiteks kas või kosmose teema, mõni laps tuleb, küsib minu käest ja ma ei oska talle temale kohaselt vastata, siis ma ütlengi ChatGPT-le, et kuule, et palun seleta see tekst niimoodi, et sellest saaks aru ka 6-7-aastane, et see on hästi hea abiline samamoodi, et ta aitab mulle nagu näha neid nurki, et mida ja kuidas, et jah. Aga see on nagu olnud ka mingi selline hetk, et appi, ma tegelikult ise ei ole tulnudki selle peale, et niimoodi võiks lapsele seletada. Ja kindlasti on. Ja ma ütlen, et kui meie näiteks oma projektiõppes teeme hästi palju ka grupitöid, siis vahest ongi mingi teema, kus ma ütlen ka ChatGPT-le, et kuule, et mul on see teema, et palun, kas sa saaksid mingid nii-öelda faktid mulle anda ja siis kontrolli need faktid üle hiljem ja siis annangi lastele juba lugemiseks ja nuputamiseks ja lapsed siis peavad nende faktide põhjal siis looma näiteks oma plakati või midagi, et ta ikka annab mulle ideid, aga ma ütlen, et selles osas usalda, aga kontrolli, just kui ma tahan mingit kindlat fakti lastele öelda, et siis ma ei saa ChatGPT peale kindel olla, et oleme ka nende õnge läinud. Joo, täitsa usun. Aga korra nagu sa juba mainisid seda kriitilist mõtlemist, et kui oluline see on, et see või üleüldiselt kõikides teistes eluvaldkondades ka muidugi see kriitiline mõtlemine, et kas sa oled nagu täheldanud, et lapsed hindavad seda, neid tekste või asju, mis sealt välja tulevad, et just selle kriitilisusega? Ma arvan, et lapsed on sellised, nagu meie õpetame neid olema, et kui mina ütlen talle, et kuuled, et pööra nüüd nagu nendele asjadele ka tähelepanu, et võib-olla see ei ole ainult oluline või
et väiksemaid me nii-öelda õpetame rohkem, suurematele mulle meeldib öelda, et ma olen see suunaja, et ma annan talle kätte materjali ja mulle meeldibki vaadata, et kuidas mida nemad välja otsivad ja mis nende jaoks on oluline, et siis jah. Aga räägime ka näiteks nendest rakendustest, sa juba mainisid ChatGPT-d, mis on kindlasti kõige nagu popim, aga mida veel kasutada õppetegevustes? No jah, ChatGPT on tõesti kõige populaarsem ja kõige lihtsam, aga võib-olla tõesti, mida ka väga paljud juba teavad, on see Bing Creator, kus sa saad siis nii-öelda neid pilte luua täiesti tasuta ja lõpmatu arv pilte, ehk siis nii-öelda sisestad enda teksti ja sinu tekstist lähtuvalt ta siis koostab sulle nii, nagu sa parasjagu tahad mustvalge pildi või animeeritud pildi või mis iganes, et ta annab sulle aralti 4 erinevat pilti, et nende vahelt saad valida, et see on üks väga lihtne ja mida meie oleme ka üsna palju lastega kasutanud on ilovesong.ai keskkonda, kus saab ise siis nii-öelda laule luua. Et seal samamoodi, seal on muidugi tasuta versioonis piiratud arv kordi neid võimalik luua, aga tihtilugu lastega siis ise loome laulutekstid, kas mõtlevad lapsed, võtame millegi aluseks või laseme ChatGPT võtame appi ja siis viskame sinna nii-öelda laululoomiskeskkonda, mis on ka hästi lihtne, et seal sa saad valida erinevaid žanreid ja kas mees laulab, naine laulab, ja luua laulu ja see, kui laps saab ise enda nii-öelda fantaasiatest või ideedest luua laulu ja seda kuulda või AI abil siis luua, et need laulud on laste lemmikud siiamaani, et tihtilugu me lastega loomegi erinevate ürituste taustadeks või ka projekti lõpu näiteks, ma ei tea, video taustaks oma loomingu, et need on nii ägedad, et peaaegu igapäevaselt lapsed küsivad, et kuulame nüüd seda Halloweeni laulu või nii edasi, ja vahest, mis alati motiveerib lapsi ka, et kui näiteks laulusõnades on kosta nende nimed või ja tekstidega samamoodi, et jah, need on 3 põhilist, mida mina praegu välja tooksin. Väga äge, et on mida siis isegi katsetada ka need õpetajad, kes kuulavad seda, aga natuke me mainisime seda õpetaja rolli seal nende AI õppetegevustes, et 6-7 aastal kindlasti rohkem vabadust, nagu ma aru saan, aga kui palju siis ikkagi lõpuni vabadust nii palju, et ikkagi täiskasvanu pideva juuresolekul selles mõttes, et need keskkonnad, mida mina nimetasin, on ikkagi enamasti veebikeskkondades, internetis, et laps ikkagi ei taju, mis ohud seal võivad tulla või kui tajub, siis ikkagi need ohud võivad tulla, et täiskasvanu pideva juuresolekul, et kui mina mingeid asju loon, siis tihtilugu ma olengi alati lastel kõrval, võimalusel väiksemates gruppides, et lapsed saavad rohkem individuaalset tähelepanu, aga lasteaiaealised lapsed selliseid asju kasutades kindlasti ainult õpetaja juuresolekul, et sa võid usaldada oma lapsi, ka mina usaldan, aga jah, et usaldaga kontrolli. Et sa tunned, et nad tegelikult juba võib-olla tajuvad neid ohte, on ju, mis seal nagu toimub, aga kunagi sa ju ei tea. Ja lapsed kompavad tihti piire ka, et nende jaoks võib-olla see ohutsoon ei ole veel nii-öelda selline, nagu ma sooviksin, et see võiks olla, et loomulikult lapsed ei hakka klikkima seal erinevaid asju, aga kas või nende samade pildiloomiskeskkondade juures, et ma ei tea kunagi, mis AI-l tuleb mõttesse ja mida ta sinna lapsele ette visualiseerib, ja kas selle juures on hästi oluline, et tõesti enamasti need asjad on ju välja mõeldud, et me lastega pidevalt nii-öelda arutleksime, et ahah, siukene jutukene, aga mõtle nüüd, et kas see on päris elus ka nagu võimalik, kas see pilt on päris elus ka võimalik, et nad nagu hakkaksid looma seoseid, et mida rohkem me vestleme nendega sellel teemal, seda rohkem nii-öelda saavad nemad juurde ja arenevad selles valdkonnas. Et sa ei lase lihtsalt nagu teha, vaid ja siis ongi, et on tehtud justkui, vaid ma saan aru, et see rääkimine on seal kõrval. Ja see on põhiline, et see tegemine on üks asi, see on see lihtsalt, millega me saame nii-öelda rikastada laste teadmisi ja oskuseid, aga tegelikult, mis on oluline, on see, et kuidas me lastega suhtleme, kuidas me vestleme, kuidas nemad saavad asjadest aru, ja nendepoolne tagasiside ka siis sellele, et mina võin ju ka pidevalt rääkida, aga et just mida nemad mulle vastu peegeldavad, et mida nemad õppisid sellest, et see on see, mis mina arvan, et on selle juures põhiline. Kas on olnud ka mingid sellist aha-momenti, mida lapsed nagu kuidagi on mõtisklenud peale, ma ei tea, pildi genereerimist või selle laulu genereerimist, et mille peale sa ütled, okei, et nagu, et muidugi see on natuke väga raske küsimus, et kui sul kohe ei tule see, on ju.
kohe ei tule jah, aga mõtlengi, et kui me oleme neid pilte loonud, siis tegelikult ma üritan alati ikkagi need ka välja printida ja lastele nii-öelda silma ette anda ja see, kuidas nad hiljem mõtestavad, et näiteks mingi reisimise projekt ja me oleme seal erinevaid ja liiklusvahendeid loonud, et kuidas nad siis arutavad, me käisime ka seda rongi vaatamas, et kas meie rongil olid ka sellised rattad seal, et siis kuidas nad omavahel vestlevad, et jah, sellist suurt momenti ma kohe ei oska nagu tuua, aga jah, et pigem kui me midagi teeme, siis teeme seda korralikult, vestleme, arutleme selle, et see on see oluline. Kui kuulaja võib-olla, ma ei tea, võib-olla lihtsalt jutust äkki tundud, et äkki ta kogu aeg kasutabki AI-d, siis ma eeldan, et see ei ole tegelikult nii, et su igapäevategevuses ma ei kujuta ette palju, võib-olla pool tundi ainult, on ju? Ja, selles mõttes need tegevused pigem on lühikesed ja nagu ma ütlesin, nad on üks osa nii-öelda päris või sellest suurest tegevusest ja kui me räägime ka, et kui palju või kuidas kasutada, siis mina olen üldse digivahendeid enda nagu peas mõtestanud seda, et kui lapsed hakkavad iga päev mult küsima, et kuuled, et teeme seda, teeme teist, siis ma tõmban piiri stopp, siis ma ei tea üldse pikka aega. Et see peab olema laste jaoks ikkagi see, et nad ei satuks mugavustsooni, et nad nagu ei ootakski, et me iga päev ma annan nüüd neile seda, ma ei tea, keskkonda või digimeediat või ükskõik mida, et see peab olema üks osa, seekord me teeme, võib-olla näiteks samamoodi ka mingid, ma ei tea, mille ma võrdluseks võin tuua mingid muud õppevahendid, mis ei ole üldse digiseadmed, et kui ma näen, et lapsed nagu satuvad sellest võib-olla hasarti või sõltuvusse, siis ma saan aru, et nii, siin on nüüd vaja nagu stopp, kõik, paus, me seekord ei kasuta, võtame paar nädalat vahet ja siis võib-olla mingi tegevusega ma lõimin uuesti, et aga miks see on oluline? Sest et ma ei taha lastes sõltuvust tekitada ja need digivahendid ja see, kus see, mis see ChatGPT muu on, kui nii-öelda pidev lapsele info andmine ja kogumine ja pildid, et mina leian, et see on tore, et ta saab neid kasutada ja me peaksimegi seda maailma neile tutvustama, sest me liigume sihukese kiirusega kaasaegse maailma poole, aga et meil on raamatud, meil on lauamängud, mis on tegelikult A ja O lasteaias. Ma saan aru, et tegelikult see nagu põhipoint on ikkagi tasakaal. Just. Et mitte midagi ei tasu olla liiga palju, on ükskõik mis on ju. Et kõigel peab olema nagu see arusaam. Aga ma mõtlen ka seda, et kuidas tunnetus on, et kui sa oled oma 6-7-aastaste lastega seal rühmas, et kas nad on nagu justkui valmis kooliks ja uueks maailmaks, kus tegelikult ma usun, et seda digimaailma tuleb nagu eriti palju veel juurde. Ja kui ma enda rühma peale mõtlen, siis tõesti ma tunnen, et nad selle digimaailma ja kaasaegse maailma suhtes on valmis, sest et me oleme tõesti erinevaid võimalusi nendega katsetanud, nii edasi, aga ma leian ka, et võib-olla minu rühm ei ole keskmine Eesti rühm, et väga paljud lapsed tegelikult siiski siiamaani võib-olla ei saa isegi tavalise, ma ei tea, fotokaameraga lasteaias pildistada ja või kas või see, et nad kuidas telefoni vastu võtta, eks ju, et need on need oskused, millest me tegelikult peaksime alustama, et jah, et see on üks suur digipädevuste maailm, mida me järjest üritame nii-öelda käima tõmmata ja mis ma usun, et järjest paremini ka läheb nii-öelda alushariduse maastikul käima, et kõik need robootikad ja kõik muud asjad on meil ju tegelikult järjest tõusmas, et see tehisintellekt ja AI on lihtsalt nii uus valdkond, et kuna me räägime, et see koolidesse sisse tuleb, siis miks mitte teha tutvust sellega juba lasteaias. Jah. Aga mitte just nagu ongi see mingi 2-aastane ja see sõiverühmas on, et siin peab väga nagu need piirid nagu selged olema. Aga kui me räägime ka lapsevanematest, et kuidas sinu praktika ja kogemus on, et kas neil on hirmud seoses AI-ga? Oled sa pidanud midagi rääkima, selgitama? Ma ei ole oma lapsevanemate puhul seda nii-öelda täheldanud, aga ma mõtestan ka seda võib-olla niimoodi, et kui ma midagi teen, siis ma alati Eliisis üritan lahti seletada, et milleks me seda kasutasime ja mis me seda tegime. Et see on see üks vaade ja muidugi ka ühisüritused, kuhu me tegelikult oleme viimasel õppeaastal üsna mitu korda seda AI-d sisse nii-öelda viinud, mida me lastega teinud oleme, et vanemad näevad, mida me teeme ja võib-olla see tekitab äkki neis kindlust või mitte muret minuga diskuteerida nendel teemadel, et jah. Mis sa arvad, mida nad võiksid karta just selle AI kasutamises alushariduses? No võib-olla ongi see, et me satume liiga mugavustsooni ja me üritamegi ainult sellel AI-l põhineda, sest et ma usun, või mitte ma usun, vaid ma tean endast, et nii mugav on sinna minna, küsida, luua asju, aga et mitte unustada ära, et tegelikult see on üks osa, meil on nii palju teisi võimalusi, teisi asju, raamatud, mis iganes filmid, õppefilmid, kõike, kus me saame infot koguda, et ei tasuks nii-öelda
pidada oluliseks seda, et esimese asjana sinna sisse ja siis saad selle vastuse, et see on üks mure, mis ka mis mul endal tekib, et kui ma mõtlen oma rühma laste peale ja täiskasvanute peal, see ei ole tegelikult vahet, kas laps või täiskasvanu, et me saame lihtsalt nii kiirelt endale infot, mida meie aju ju tegelikult tahab tarbida, aga mis ei ole meie jaoks võib-olla nii primaarne. Ja muidugi see ise mõtlemise pool on ju seal ka, et laps suudaks ise mõelda, ka täiskasvanu muidugi, et meil oleks ka veel neid loovad ideed siin peas, et ma kindlasti nagu ise ka enne ütlesid, et nii palju huvitavaid mingid fantaasia ideid tuleb sealt. Jah, tuleb. Et see on nagu jah. Ühesõnaga, siis ma saan aru, et ikkagist lapsevanem ei tasu karta, et kui ikkagist see võetakse kasutusele AI, siis see ikkagist jaa, nagu... aga kui sa ei saa sellest aru, siis küsi näiteks õpetaja käest, miks te seda teete, kuidas te seda teete, mis on selle nii-öelda õpi eesmärk, et ja noh, nagu ma ütlengi, et kui mina neid tegevusi teen, kus ma AI-d lõimin, siis ma üritan seda AI-d nagu tõesti ühe osana hoida, et see ei ole nii-öelda minu päevategevus, vaid selle abiga me saame nii-öelda läbi rääkida, ma ei tea, matemaatikaoskused, keele- ja kõneoskused, mina keskkondaoskused ja lõimida seda teiste tegevustega, et kui see AI hakkab läbivalt seal kusagilt nii-öelda Eliisi päevakavast igapäevaselt läbi käima, et siis võib-olla küsida, et siis võib-olla natuke häirekellad on ju hakkavad tehas käima. Jah, just. Aga nii kaua, kui seda on mõistlikkuse piirides, siis ma arvan, et see ei tekita muret. Kas sa arvad ka, et kas peaks kaasama lapse vanemaid nii-öelda sinna AI kaasamisse alushariduses? Jaa, miks mitte. Ma ütlen, et kui ma toon enda rühma näitel, siis meil oli sellel aastal 2 siukest väga toredat üritust. Üks oli vanavanemate päev kohe sügisel alguses, kus meil lasteaias oli nii-öelda eesmärk, et kõik rühmad looksid plakati, kuhu nad on siis nii-öelda visualiseerinud kuidagi oma vanavanemad. Ja meie olime just sinna AI maailma rohkem sukeldunud, siis mina sellel aastal palusingi igal lapsel kirjeldada ühte oma vanavanemat AI-le. Ja siis lapsed kirjeldasid ja siis lõime nii-öelda AI abiga sinna plakati peale siis need vanavanemad ja nende nii-öelda eripärad ja oskused, kellel oli seal mootorratas kõrval ja kellel mis iganes riided seljas, ja tegime siukese suure plakati ja vanavanemate päeval, kui kõik vanavanemad meile külla tulid, siis oligi kõigepealt esimese asjana vanavanemad pidid vaatlema seda plakatit ja me olime alla kirjutanud, kas kellel on mamma ja kellel on, ma ei tea, memm ja kes kuidas mida kutsub, et siis, et milline sina oled, et ka siukene tore asi tegelikult, millest alustada, samas me olime sisse lõiminud lastega pisut, eks ju, tehnoloogiat, AI-d, aga jah, ja lastega tegelikult selle tegevuse juures me ikkagi võrdlesime, et kuuled, et noh, okei, see arvuti tegi sellise mamma valmis, aga et kas sinu mamma on ka päriselt selline, kas tal on äkki pikemad juuksed või et nii edasi, et see. Ja teine üritus oli isadepäeva raames, kus me lastega siis nii-öelda lõime oma laulud, aga laulud lõime siis pisut teises võtmes, et kasutasime tuntud Eesti laulude tekste ja oma meloodia siis lasime AI-l luua ja siis tegime siukese väikese muusikaviktoriini, kus olid nii laste lemmiklaulud kui ka täiskasvanud ehk siis emme-tesside võib-olla praegused mingid lemmiklaulud ja siis kus emme-tissid ja lapsed pidid koos siis aru saama, millise tuntud Eesti lauluga võiks tegu olla, et ütleme, et üks osa minu toredast üritusest oli AI päralt nii-öelda natukene. Ja vanemad, et kas sa said ka nagu tagasisidet selle kohta, et kas neile nagu meeldis see? Jaa, väga, eriti see laulude asi väga meeldib, et ma ütlen, et nii sellelt ürituselt kui ka me oleme ise lastega loonud, ma ei tea, mingi teemapidudele neid laule, siis noh, nad ütlevad, et issand, kui äge. Et muidugi need AI laulud on kõik võrdlemisi, sa saad aru, et nad on alati AI koostatud, aga et kui sealt käibki mingid tegevused, mida me oleme teinud või kus me oleme käinud või nimed läbi, et siis see on see, mis tekitab alati rõõmu. Aga siia lõpetuseks ma mõtlen, et mis siis võiks just see AI arendused lähiaastatel veel nagu sinu arvates, mis võiks veel muutuda just seal alushariduses just selliseks normaalsuseks? No jaa, tegelikult ma ütlen, ma ise praktikas ei ole kasutanud, aga on ju tegelikult väga palju loodud keeleõppe arenguks erinevaid AI võimalusi, et kuidas suheldagi nii-öelda juturobotiga või jutu sellega, et arendada laste keelt ja samamoodi ka erinevaid nii-öelda AI võimalusi erinevate emotsioonide nii-öelda peegeldamiseks ja väljendamiseks, et need on need, mis tulevad ja ma arvan, et need on need, mis aitavad meie praeguseid nii-öelda kas just murekohti, aga teemasid, mis meil on ka alushariduse maastikul hästi nii-öelda olulised, et just see keeleõpe, et miks mitte, kui me saame mingi lihtsa AI mängu või keskkonna abil motiveerida lapsi eesti keelt paremini õppima või tundeid paremini väljendama, siis ma arvan, et see on selline asi, mida ei tasuks nagu tagasi lükata, vaid tasuks võtta kui võimalust.
et aga noh, ma ütlen, et me enne rääkisime siin lastest ka, et kas nad kuidagi tulevad ka, et nad on seda kasutanud, siis mulle tundub, et tänapäeval lapsed või mis tänapäeval, noh, lapsed lihtsalt ei saa aru, et see on midagi, mis meie jaoks on news, et tegelikult nende jaoks on see iga tavaline asi, mida ma neile õpetan. Ja, sest nende jaoks on kõik uus ju. Just, et sellepärast ka võib-olla noh, nad ei tule minu juurde, noh, et nemad ei võrdle seda, et on nii uus, nii äge, vaata, et noh, siuke, noh, muidugi nende jaoks äge, kõik on nende jaoks äge, aga et jah. See pigem on just see täiskasvanu on ju, kellele sa pead nagu, no, palun proovi, vaata. Või kui sa ütledki, et me nüüd tegime AI-ga seda, siis mõni vaatab suurte silmadega, et mis asi see AI on või et kuidas, et ma isegi, noh, olen seda kuulnud seda nime, aga mis see tegelikult on, eks ju, et jah. Pole isegi katsetanud, ma saan aru. Ja, just. Et aga noh, see ongi see, mis meie ka näiteks nende samade ühisüritustega üritame tutvustada, et see AI on see, et ärge muretsege, et me teeme selliseid asju, on ju, et noh, et teil on tore, noh, et te saate aru, et lastel on ka tore, et see ei ole midagi siukest ulmelist tegelikult, et jah. Aga see mõte, et võib-olla ka see võib ka vabalt ka hirm olla, et ma ei tea, AI võtab selle töö üle või et siis see nagu lapsel pole enam päris kontakti näiteks õpetajaga. Aga selle ju võiksid ümber lükata. Ja, ei kindlasti mitte selles mõttes, et esiteks keegi peab õpetama lapsi neid kasutama. Just. Ja teiseks ma ei näe, et me oleks Eestis liikumas nii digimaailma poole, et see kuidagi oleks, et ja, ma ütlen, et AI on ikkagi piisavalt uus asi ja jätkuvalt see on see nii-öelda digivaldkond, kus kindlasti täiskasvanu peab pidevalt juures olema, et vahet ei ole, kas lapsed siis tarbivad seda lasteaias või kodus. Võib-olla siia lõpetuses räägime või ütleme üle, et siis mis on sinu see kogemus ja praktika, et mis vanusegrupis see õpi eesmärgis võiks olla see AI? No ma ütlen, et alates 4. aastast me võime alustada selle katsetamist, aga et siis ka ei peaks seda igapäevaselt tegema, et suuremate lastega võib-olla lõimida neid tegevusi tihedamalt, ka mitte iganädalaselt, te ise tunnetate väga paljud õpetajad, ma arvan, oma lapsi, et mis on see õige piir nende jaoks, aga et kui te 6 paar korda erinevaid põnevaid asju lastega katsetate, see on tegelikult juba see, mis annab lastele nii palju juurde ja. Aga kui näiteks lapse vanem tahaks hoopis oma lapsega ise kodus katsetada võib-olla mingit rakendust või mida sa näiteks soovitaksid neil vaadata, uurida koos? No tegelikult seesama, proovige neid laule luua, see on jumal äge selles mõttes, et ja kui te ise veel mõtlete välja sõnad ja arutlete lastega ja loote seda laulu, siis hiljem tantsite selle saatel, siis see, noh, ma arvan, et see on jumal äge. Või piltide loomine samamoodi, et prindite pärast võimalusel välja ja teete mingeid ägedaid, ma ei tea, kollaaže või mis iganes asju, et mul on siin kogemus oma rühma näitel ühel poisil ka, kes ka hästi huvitatud erinevatest fantaasiapiltidest ja ka printisid välja ja tegid täitsa loo ja nii-öelda siukese pikema nii-öelda teksti sinna juurde ja. Väga äge. Aitäh, Kertu Abras, et sa avasid seda maailma, et tegelikult veel see lasteaias on nii uus, et ma arvan, me saime lihtsalt väikse sellise sissejuhatuse teha, et mis see AI võiks olla alushariduses siis hetkel. Võib-olla räägime 2 aasta pärast täiesti teist teemat, et jah, nii et aitäh sulle! Aitäh!